Järgnev on dokumentaalfilm, kuigi jutustaja on välja mõeldud tegelane. Ameerikas koitis uus hommik. Miljonid mehed ja naised läksid tööle. Ja tänavate kohal kõrguvas Olympic Toweris oli üks Ameerika kuulsamaid, end ise nullist üles töötanud mehi. Aegade edukaim Ameerika moelooja, daamid ja härrad, Halston. Nägu õhku haihtunud. Eile oli kõige põletavam küsimus New Yorgis, mis juhtus Halstoniga. See on lugu kõrgmoest ja kõrgtehingust, Ameerika moe ühest suurkujust. See oli üsna tavaline eritehing. Nad ostsid ära ta nime, müüsid ta elutöö pennide eest. Ja kui sellest ei piisanud, viskasid nad ta ka tema enda ateljee eest välja. Mõnede arvates oli ta selle ära teeninud. Aga ta polnud ära teeninud seda, mis juhtus lintidega. Kõik 215 linti kustutati korporatsiooni korraldusel. Kes mina olen? Lihtne arhiivitöötaja, meie loo seisukohast tähtsusetu. Lisa Minnelli. Spordirõivad, kudumid, kangad, meesteriided. Selle portree minust tegi Andy Warhol. Pildid olid Halstonile üliolulised. Tekstuur nõuab tekstuuri. Ta tavatses öelda, et elu on nagu pilt. Kes on see õnneseen? Ta sai oma täiuslikku pildi, ainult et selle hind oli liiga kõrge. Kult ja kuulsus. Kui tühjad sõnad need. Kui hoida saan sind kätel ma, taevas avaneb ees. Milleks kuld ja kuulsus? On neil vaid mööduv hind. Kuid su huulte puudutus kroonib kuningaks mind. Su armastus jäänud kalliks on muul. See palju võimsam kui hõbe või kuld. Tahaksin minna ajas veidi tagasi teie tegevuse algusaegadesse. Alustasite kübaratega ja jõudsite, kas peaksime seda nihutama. Kas kaamera käib? Panen lipsu sirgeks. Võin vabalt veidi lohakas välja näha, aga olgu pealegi. Halston tegi Bergdorfis tellimise peale kübaraid. Elasime teineteisest ümber nurga ja kõndisime iga päev koos tööle. Rääkisime kuulujutte, tegime nalja, temaga oli väga lõbus. Sel samal hetkel, kui jõudsime tööle ja sisenesime läbi pöördukse, võttis Halston sisse Bergdorfi poosi. Esimesel korral ma lausa ehmusin, aga siis mõistsin, ta pani ette oma Halstoni maski. Ja ta ütles muutunud häälel, tere hommikust, daamid.
Tema klientideks oli maailmadaamide kõrgkiht, Creme de la Creme. Kas teie olite see, kes panid Jackie Kennedyle pähe pillboksi? Olin ja. See oli geniaalne kübar. Ametisse vannutamisel kandis enamik naisi naaritsa kasukaid. Jackil oli riidest mantel ja riidest kübar. Kõmu sellest kübarast jõudis isegi Montanasse, kus ma tol ajal elasin. Kuna päev oli väga tuuline, hoidis ta käega kübarat kinni. Sellest jäi kübarasse lohk, mis püsis seal terve tseremoonia aja. Ja kõigil ta jäljendajatel oli ka kübaras lohk. See oli nii naljakas. Olin üsna noor mees ja sain selle kübaraga kiiresti kuulsaks. Esmakordselt Bergdorfi ajaloos räägiti disainerist nimeliselt. Juhtisin osakonda, kus töötas 150 kübarategijat ja 12 müüjat. Bergdorfis käis väga peen seltskond, aga ta oli pärit Des Moinesist, Iowast, nagu ma lugesin, sest ta ei rääkinud sellest mulle kunagi. Halston tahtis kiiresti edasi liikuda. Teadsin vähe ta isiklikust elust ja peaaegu mitte midagi ta päritolust. Novembris 1966 toimus Truman Capote'i musta ja valge pall. Kõik tahtsid sinna pallile pääseda, sest see oli hooaja tähtsaim pidu. Su tähtsus ühiskonnas sõltus sellest, kas said pallikutse või ei. Kas tema oli pallile kutsutud? Võiks arvata, et oli, aga hakkan selles nüüd kahtlema. Ma ei tea, kas oli. Halston ei saanud pallikutset. Filmisime selle mustvalge palli vaatajate tarvisvärvi filmile. Taevake, see on John Kenneth Galbraith. Paruda Maharani, paruness de Rothschild ja Loel Guinness'i abikaasa on ka siin. Vaadake, sest te pole küllalt rikkad, kuulsad ega ilusad, et kutset saada. Aga seltskondliku positsiooni järgi oli Halston siiski vaid kübarategija. Iroonia oli selles, et Halston valmistas palliks üle 100 maski. Washington Posti omanikule Kay Grahamile, Candice Bergenile. Ma küsisin, kas sa lähed, ja ta vastas, oo jaa. Muud ma öelda ei oska. Ta ei rääkinud mulle kõike. Truman ei kutsunud teda pallile, aga ta sokutas end sinna. Oli see Halston? Või see? Kas ta üldse oli pallil? Ta oli tol õhtul kõigile näha, aga jäi siiski nähtamatuks. Ta helistas mulle ühel päeval ja tahtis midagi rääkida. Mind oli kutsutud Southamptonisse väga uhkele õhtusöögile. Võõrustajaks oli üks meie klient ja kuna ma meeldisin talle, sain kutse. Istusime lauda, aga kahe naise abikaasad jäid toolide taha seisma. Nad ütlesid, kuni need 2 pedet lauas on, ei ühine me seltskonnaga. Halston ütles, tea, Tom, me jääme igaveseks vaid dresseeritud pededeks, kes hüppavad rikaste käsu peale. Homoseksuaalidest on paljudel just selline kujutluspild. Naiselike omadustega mees. Näitame filmi negatiivina, et isikuid poleks võimalik tuvastada. Filmiti varjatud kohas teleskoopobjektiiviga. Hoolimata negatiivülesvõttest on tegevused hõlpsalt tuvastatavad. Kohtusin Halstoniga Fire Islandil, New Yorgis. Ta oli imeline inimene ja me saime ruttu sõpradeks. Seal valitses seksuaalvabadus, mis iseloomustas elu enne AIDSi.
Me pidutsesime Halstoniga palju. Käisime Harlemis tantsimas. Kõik oli väga eklektiline. Üldiselt olid 1960 poliitiline, moraalne ja sotsiaalne revolutsioon. Halston taipas, et saabumas on uus sotsiaalne kord. Sõjajärgsed lapsed said täiskasvanuks, uimastid, seks ja rock'n'roll. Isegi Prantsuse mood muutus. Saint Laurent, Givenchy ja Cardin avasid valmis riiete butiigid. Halston nägi Pariisis seda kõike ja tal tekkisid Bergdorfis pinged. Roy Halston Frovik oli üks veider ja üsna noriv tüüp. Iga pisimagi detaili suhtes nõudlik. Ka väikeste tühiste asjade suhtes. Halston tuli minu juurde ja ütles, sain raha. Kas teed narkoga lõpu? Tarbisin tol ajal ohtralt uimasteid, aga lõpetasin süstimise ja läksin tema juurde tööle. Tema salon kasus 68. tänava ja Madisoni nurgal väikeses mahajäetud hoones. Bergdorf Goodmani kaubamajaga võrreldes polnud see üldse peen. Aga siis läksid trepist üles, koputasid uksele ja sisenesid võlumaailma. See oli läbi terve korruse korter, mille nad olid muutnud nii imeliseks ja eksootiliseks, et sisenesid nagu India paleesse või sattusid metsikule safarile. Mööbel oli sarvedest tehtud ja istumiseks väga ebamugav, aga nägi välja suurepärane. Sealne atmosfäär oli väga demokraatlik. Mina olin vaene poiss Long Islandilt, aga seal käisid ka Marisa Berenson ja Perry, kes kasvasid üles Pariisis. Seal olid koos erinevad ühiskonnakihid, põnevad ja sarmikad inimesed. Nagu Elsa. Mulle meeldib koos homodega olla. Olin 15 aastat nendega koos ja ma armastasin neid, sest mul ei olnud armukest. Pat Cleveland avastati metroos. Käisin veel keskkoolis. Ta vaatas mind ja ütles, osaled homsel moeetendusel. Ta oli kollektsiooni suhtes ülitäpne, sest teadis, et sellest sõltus tulevik. Kõik seltskonnadaamid olid kohal. Voogidaamid istusid esireas. Jumal küll, etendus toimubki. Ta rivistas tüdrukud üles. Meie rõivad olid imelised. Ta läks esimese tüdruku juurde ja sosistas talle kõrva, pea meeles, et oled parim. Vaatasin ta riideid ja mõtlesin, just sellist moodi ma kanda tahangi. Ei mingeid lukke, tõmba vaid üle pea selga. Edu tuli üleöö, ta stiil oli puhastatud. Pärast 60-ndaid igatseti lihtsust. Ja see oli ameeriklase tehtud Ameerika mood. Siin on meie esimene võistleja. Tulge ja pange oma nimi kirja. Mr. X. Žürii, see on Mr. X, võin öelda, et ta on seotud ühe tootega. Näitame publikule, kes on meie külaline ja mis on tema toode. Lühikesed püksid, sulgudes, moelooja Halston. Kas välistame, et teie nimi on Valentino? Jah, selle võime välistada. Olen kindlasti teie nime kuulnud, aga ma lihtsalt ei tunne teid. Kas toode võiks olla uus sensatsioon lühikesed püksid? Õige.
see oli nagu uus algus, kuna ta oli nii entusiastlik ja võlus. Noor ja ahvatlev. Kõik tahtsid temaga koos olla. Olin 18-10-aastane ja väga naiivne. Ma ei teadnud midagi. Tulin Kesk-Läänest. Kõik oli mulle uus ja huvitav. Näiteks Patast, Andy Warholi kahupäine superstaar. Ma olen Andy järele hull. Ja Andy on minu järele hull. Ta suudluste taevalik õndsus viib mind ekstaasi. Andy võttis kasutusele väljendiin. Ta aina korrutas, et see on nii in. Nad tundsid teineteist juba 1950-ndatest, kui Andy tegi Bergdorfi reklaame ja vaateaknaid. Ta tundis end moemaailmas koduselt. Halloo, tahaksin rääkida Tsõueulaga. Mina olengi Tsõueula. Tere, Tsõueula, sa helistasid heal päeval. Parem lindista kõik üles. Tsõu polnud pelgalt illustraator, vaid ka lähedane sõber. Halston oli väga rahulik ja Tsõu oli väga keevaline. Me olime tiim, tema töölaud ja minu töölaud olid üks ja sama. Teda tõmbas inimeste poole, kes näitasid oma tundeid välja ja kellel oli hea esteetiline maitse. Näiteks Elsa Peretti, kes oli täiesti erakordne. Halston uskus minusse. Elsa joonistas pidevalt ja Halston soovitas ta lehteid disainida. Ja ta tegi meile need ehted. See on üks neist, teine varastati ära. Miks ma ehteid tegin? Mind lihtsalt tõmmati sellesse. Tegin nalja pärast ühe asja ja see osutus edukaks. Tõesti. Kes teid inspireeris? Kes alguses teie mõjutajad olid? Ilmselt minu sõber Charles James. Charles James oli võrratu. Raske iseloomuga, vastuoluline, aga tohutult andekas. Isegi eurooplased mõistsid, et Charles James oli lihtsalt geenius. Halston jumaldas ja kadestas Charles Jamesi. Ta palkas Charles Jamesi oma kollektsiooni tegemisele appi. Ja see oli täielik katastroof. Charles oli kogu aeg maruvihane. Nad mõlemad tahtsid otsustada, olid nagu isa ja mässajalik poeg. Mõned rõivad, mida ma näinud olen, jätsid ausalt öeldes piinatud mulje. Jamesi töömeetod oli pidev ühe ja sama idee ümber tegemine. Ta pööras ja väänas kangast. Lõpptulemuseks olid lahedad rõivad, mida ei saanud aga kanda. Halston ütles, et ta ei lase Charlesi enamatele eesse. Halston on mõõdukas, kesktee mees, pigem ostja kui looja. Stilist. Ta oskab valida asju, mida kopeerida, aga paneb nendele oma sildi külge ja seda nimetatakse plagieerimiseks. For which action the word plagiarism is correct. Halston ei kopeerinud. Halston võttis Charles Jamesi kontseptsiooni ja vabastas selle. Ta rõivad sobisid ajastusse, mil naiste eluviis muutus. Ta mõistis seda. Elegants ja kergus. Jõulisus ilma maskuliinsuseta. Austus keha vastu. Me olime riiete all tavaliselt alasti. Tundsin end tema riietes vabana. Ta vabastas meid puurist. Tähtsam oli naiselikkus kui struktuur.
Ta ehitas oma kollektsiooni meile üles. Kas kinnitame selle nööpnõelaga? Pööra end Chrisi. Halstonile oli kangas nägu skulptorile savi. Ta oskas seda kasutada. Kangast lõigati diagonaalis ja tulemus jäi spiraalne. Diagonaalis lõikamine tähendab kanga lõikamist 45-kraadise nurgal. Tavaliselt lõigatakse lõime suunas, aga diagonaalis lõigatud rõivas justkui avaneb ja lendleb ümber keha. Selliseid rõivaid on raske õmmelda, sest miski pole sirge. Kõik liigub, eriti sifooni puhul. Aga tema muutis selle kergeks. Ta viskas kanga põrandale ja hakkas lõikama. Võttis siis kanga maast üles, viskas modellile ülle ja oligi kleit. See on geniaalne. Ta lihtsalt lõikas kleidi välja. Ma ei tea kedagi teist, kes seda oskaks. Ta on ainus. Kahtlemata on tal kuldsed käed. Ta on üks kõigi aegade suurim moelooja, võrdne Balenciaga ja Saint Laurentiga. Aga mina tunnen oma rõivad ära ja ma võitlen ükskõik kellega. See on USA muuseumites suurim Halstoni kollektsioon. Kui tulin siia tööle, hakkasin rõivaid uurima. Mind paeluvad kõige enam ühe õmblusega lõiked. See seal üleval oleks nagu maal, aga on tegelikult tolle kleidi lõige. Pinnalaotusena on seda raske näha, aga seljas see lihtsalt lendleb spiraalselt. Ka see lõigati kangast välja ühes tükis, siis lõigati kaelus ja õmblus läheb siit siia, mööda külge ja siis põiki üle. Selle lõige näeb välja nagu köögikombaini lõiketera. Need sarnanevad tolle ajastu abstraktsele kunstile. Ta lihtsustas moodi, taandas selle väikseima nimetajani. Tahaksin jääda moeajalukku mehena, kes puhastas moodi. Mul on teooria, et vähem on rohkem. Kartsin Halstonit rohkem kui ühtki teist meest maailmas. Miks? Kõik, mida ta tegi, oli võimas. Iga kord ta üllatas mind. Mida te tunnete, kui restorani siseneb daam vapustavas Halstoni kostüümis? Olen väga uhke. Olen väga uhke, kui keegi näeb selles hea välja. Aga siis, kui ta ei näe hea välja, siis ma pole nii uhke. Halstoni poed on USA parimates kaubamajades. New Yorgis on ta butiik Bergdorf Goodmanis samas kohas, kus ta hakkas 15 aastat tagasi daamidele kübaraid müüma. Need on Halstoni valmisriided. Lemmiktoode on $200 maksev seemisnahast särkleit, mis purustas kõik müügirekordid. Sa jäid hiljaks, kas sa üldse kunagi õigeks ajaks jõuad? Aga hoopis eriline on ta müügisaal Madisoni Avenue'l, kus müügiesindaja Patast kohtleb kliente väga eriliselt. Mõnede arvates halvustab Patasti palkamine moodi. Minu arvates küll mitte, mina võtan Patti väga tõsiselt. Ja mulle meeldib teda võluvaks teha. Halston disainib rõivad spetsiaalselt mulle ja see on täiesti uskumatu, sest ma pole normaalmõõdus naine. Arvan, et ta hindas naise keha, kõiki erinevaid naise keha tüüpe. Talle meeldisid erinevad modellid. Iman, siis sa pöörad end, et näeksime dekolteed. See on Imani esimene moeetendus, ta pole enne nendel osalenud. Kuidas sa end tunned, Iman? Olen väga närvis. Kas modellid on maailma ilusaimad ja seksikaimad tüdrukud? Monitor, kas neist kõigist peaks filminäitlejad saama? Ei, talle meeldis vastuolulisus. Mäletan Koti avatsõud. Ta otsustas, et see peab olema happening ja kõik on lubatud. Andy ja Halston otsustasid, et see võiks olla nagu talendisaade.
Ma mängisin klarnetit. Ta küsis minu käest, mida ma oskan. Mida sa veel teha oskad? Publik ei teadnud, mida arvata. Koti vaatus oli väga ametlik üritus, aga Halston muutis selle vabamaks. Ta tõi lavale köögivalamu ja Pat pidi laval sünnipäevatordist välja astuma. Palju õnne mulle! Ta võttis endale julguse käituda nii, nagu paljud teised ei söandanud. Ta ütles, sa võid saada kõik, mida tahad. Sa oled hea inimene. Ta sisendas, et usub minusse ja tegi mind sellega tugevamaks. Veekindel. Kord läksime lääne poole esinema ja Halston ütles, et tahab mulle midagi näidata. Rentisime auto. Ma polnud teda kunagi roolis näinud, sest sõitsime alati limusiinidega. Jõudsime kohta, kus polnud midagi vaadata. Ainult taevas ja maa. Ja ta ütles, ma kasvasin siin üles. Me olime pärapõrgus. Ümberringi farmid ja heinapallid. Ta ütles, et tahtis siit läbi sõita. Ma elasin Iowas umbes 5 minutit. Lahkusin sealt noore mehena teise maailmasõja ajal. Mu isa töö nõudis palju kolimist, elasin Ozarksi järve ääres ja Kentuckis ja Missouris, kuni lõpuks jäime pidama Indianasse. Me elasime kõikjal, see oli rahutu periood. Kui lähete tagasi koju? Iowa pole mu kodu. Millest peaksime veel rääkima? Ajaloost oleks tore veel teada. Unustame ajaloo ja räägime olevikust. Minevik ei huvita mind eriti. Arvan, et saite piisavalt materjali. Peame teksti ruttu maha kirjutama. Halston ei vaadanud kunagi tagasi. Olulised olid vaid täna ja homme. Ta ema tuli külla ja hääldas ta nime Halston ega. Halston ise hääldas seda oga, aga ema parandas teda ja ütles, et nende nime õige hääldus on ega. Ema ütles ka, et ega Halston kadus, aga oga Halston on arvestatav jõud. Kallis H, sina armastad elu ja mina armastan sind. Daamid ja härrad, Liza Minnelli. Esmakohtumisel Halston rääkis ja mina kuulasin. Ja kui ta pani mulle kleidi selga, see tantsis minuga. Nii lihtne ongi, ta rõivad tantsisid kandja seljas. Olime sellest hetkest lahutamatud. Ta oli mulle nagu isa eest, sest kui olin väike tüdruk, sain isalt igal aastal 5 kostüümi. Üks oli filmist Ameeriklane Pariisis, täpne koopia naiste kleidist. See õpetas mind mõistma, et riided võivad enesetunde paremaks teha. Ta kandis ja kannab siiani ainult Halstoni rõivaid. Ja. Liza Minnelli. Say yes. Life
Minu kõrval on Halston, täna kõige tuntum nimi. Ma ei tohiks nii öelda, sest teised moeloojad vihastavad. Te olete päris hea, Halston. Tänan. Ta mõtles kogu aeg, kuidas järgmisele tasandile jõuda. Ta otsis parfüümi tootjat. Igal nädalal olid tal kohtumised Solleviiniga Revlonist, Kotiga. Mr. Bannonifist sooviks teiega täna võimaluse korral kohtuda. Ja lõpuks Max Factor. Max Factor oli Norton Simoni tütarettevõte. Halston ütles Andile ja mulle meeldivad Norton Simoni töötajad, sest nad on kõik nii pikad. David Mahoney oli Norton Simoni president. Ta oli pikk ja kena mees, väga glamuurne. Me tahtsime tipp-parfüümi ja temast kuumemat nime polnud. Tahtsin ta firma ära osta, vajasin tema teadmisi ja stiililist enesekindlust. Tundus, et see on hea tehing. Halston arvas, et Norton Simoni all oli tal vabadus areneda nii, nagu ta soovis. Saite Halstoni firmat ostes õigused tema nimele ja loomingule. Kui kauaks? Igaveseks. Tol hetkel tundus see suure pöördena. Kõik ta sõbrad, Andy ja meie kõik olime ta üle uhked. Ta ütles, Sinu, meil on palju tööd, sest ma hakkan disainima mööblit, autosalonge, vaibu. Kas te ei karda, et liiga palju ette võttes mõni projekt kannatab? See on nagu puu istutamine. Arvatakse, et edu tuleb üleöö, aga ma nägin 20 aastat vaeva ja see on lihtsalt nagu uus okspuul. Ja omal moel toetavad need üksteist. Kas see oli lõpu algus? Või oli see lihtsalt algus? 1973. aastal esitlesid 5 Ameerika ja 5 Prantsuse moeloojad koos oma kollektsioone ühes kohas. Versailles lossis. Pariisi polnud Ameerika disainereid varem moodi näitama kutsutud. Ja see oli väga kõva sõna. Halstoni jaoks oli see väga tähtis. Ta läks nii kaugele kui vaja, et näidata seal oma parimaid töid. Ta mõistis, et vajab sinna staari. Halston kutsus David Mahoney reisi sponsoriks ja Davidile see meeldis. Ta sobis sinna hästi. David Mahoney oli sotsiaalses mõttes ambitsioonikas. Nagu paljud miljonäriks saanud mehed, otsis ka tema kuulsuste seltskonda. See oli väga rivaalitsev õhtu. Moeloojad olid üksteise vastu õelad. Prantslased kasutasid ise kogu proovidele mõeldud aja ära ja meid peeti kõigest lisaesinejaks. See oli neist väga ebaviisakas. Prantslaste etendus oli ülivõimas. Erinevate disainerite esitlemisel kasutati erinevaid orkestreid. Meil polnud võimalust proovi teha. Me lihtsalt ootasime. Oli külm ja niiske. Halston läks endast välja. Ta vihastas tõsiselt. See oli väga dramaatiline. See oli väga raske. Halston lahkus ja Lisa ütles, et peame selle ära tegema. Ta rahustas Halstonit ja oli meie kõigi vahel ühendavaks lüliks. Alustasime ja laulsin avalauluks Bonjour Paris. Ma tahan kõndida Camps Kriipseli sees. Bonjour Paris.
Hakkame pihta. Ja läkski lahti. See oli lavastatud muusikalina. Lisa ütles, et see ei tohi olla kangelt lavastatud. Mida inimlikum ja tobedam, seda parem. Võrreldes prantslastega olime me meeletud. Meil oli 12 mustanahalist, neil oli ainult 1. Ei mingeid dekoratsioone, ainult puhas kaasaegne mood. Kogu see energia, rõõm, imelisus ja uudishimu. See ongi Ameerika. Halstoni segmendi lõpus loopis rahvas kavasid õhku. Nad läksid täitsa hulluks. Versailles tõi Ameerika moe kaardile. Saime kuulsaks. Halston oli tipus. Ta oli nagu Ameerika kuningas. Versailles oli parim näide, mida ta lootis Norton Simoni abil saavutada. Kui ta Ameerikasse naasis, muutus kõik. Tema esimeses erakabinetis olid peegelseinad. Väga moodne, uhke ja minimalistlik. Tundus, et isegi ta psüühika oli muutunud. Ta juukselõikus polnud enam boheemlaslik, vaid selge lõikega. Valge särk, lips. Kõik oli kontrollitud. Ta oli Halston. Kõik ahjetasid. Mina olen Halston ja see on minu kodu. See on arhitekt Paul Rudolfi projekt. Ostsin selle kohe, kui seda nägin. See on ainus moodne maja New Yorgis pärast teist maailmasõda. Elan siin nagu 3D-skulptuuris. Kui Norton Simoni juures tööle asusin, kohtusin ka Halstoniga. Läksin ta linnamajja. Ta tutvustas seda kui oma uut mänguasja. Olin vaimustuses ja ütlesin, teenin teile meelsasti raha, sest te oskate seda kasutada. Minu ülesandeks oli lõhnaõli tootmisse saada. Ta tahtis, et Elsa kujundaks pudeli. Elsa Peretti tuli läbi. Halston tahtis pisarakujulist pudelit, nagu Elsa kuulsad ripatsid. Nad kaalusid mitmeid variante. Ma ei saa luua, kui tähtaeg on kukil. Teate, kui kaua ma seda klaasi tegin? Aastast 1974 siiani. Ja see pole ikka veel päris õige. Keegi polnud sellist kõvera kaelaga pudelit enne näinud. Max Factoris vihati seda. Max Factori tootmisjuht helistas ja küsis, tead, mida see lollakas tegi? Pudeli, mis on nagu veelerakas. Seda ei saa ülalt täita. Nad pidid tellima spetsiaalse aluse ja see oli kulukas. Halstonit ei huvitanud nende arvamus. See on minu nimega seotud ja jääb selleks kauaks ajaks. Juba ainuüksi pudel on uuenduslik. Siis helistati mulle uuesti ja öeldi, ta ei trüki sellele oma nimegi. Ta pidas seda kunstiteoseks ja võtmesõnaks oli lihtsus. Ta nimi oli paelal, mis seoti pudelikaela ümber. Keegi polnud seda enne teinud. Ja sellest lõhnaõlist sai müügihitt. Tuntuim Ameerika moelooja lõhnaõli. Poodides oli selle järgi suur nõudlus. Istusid taksosse ja juht kiitis, te lõhnate hästi, see on Halston. Kui lõhnaõli müüma hakkasid kõik asjad minema. Olime esimene Ameerika moefirma, kes müüs suures ulatuses litsentse.
mul on 2 lõhna meestele terve kosmeetikatoodete sari. Mu nimi on Halston, olen Halston. Kohvrid, vaibad, linad, parfüümid, kosmeetika. Kingad, kotid, kindad, päikeseprillid. Kas saate palgapäevani 20 $ laenata? Mul on näpud põhjas. Ta disainis USA võistkonna vormi 1976. aasta olümpiamängudele. Ta disainis guidide juhtide vormi. Enam ei pea eelmisi räbalaid kandma. Riietasin terve avise firma. Teen palju selliseid asju. Millal te magate? Mul jääb magamiseks aega. Tal oli palju tööd ja mulle tundub, et siis vallandusid nii mõnedki pinged. Halston arvas, et peab ise disainima kõik litsentseeritud tooted. See oli hiigel suur töö. Ma pean osalema. Ma ei saa oma nime eritegevusele niisama laenata. Esimesest päevast alates oli üks mu ülesanne tuua iga 2 nädala tagant pangast 1000 sularahas ja ulatada need talle ümbrikus. Ta ütles, kui olen koosolekul, anna see ümbrik Mr. Fisherile. Ma ei näinud Halstonit kunagi kokaiini tarbimas, aga ma maksin. Ma tõin iga paari nädala tagant 2000-3000 $. Lõpetage jutt, et me olime narkarid. Me suitsetasime, aga tegime tööd ka. Arvate, et tegime lihtsalt savu? Ei, me tegime kogu aeg tööd. Me töötasime ööd läbi. Jah, me tarbisime uimasteid. Kuidas saakski öö läbi töötada, kui uimasteid ei tarbi? Ta suitsetas kanepit, aga see pole kange uimasti. Mõnikord kokaiini. Halston kutsus mu välja ja ütles, et vajab täielikult pühendunud sekretäri. Ma läksin Halstoni juurde tööle. See oli parim asi mu elus. Olin talle 1000% pühendunud. Ta tegi väga palju tööd. Tuli vara, lahkus hilja ja alati oli tal midagi valmimas. Kuni avati Studio 54. Mina viisin Halstoni klubisse Studio 54, teda ei saanud sealt enam välja. Ta armus sellesse otse kohe. Mina viisin Halstoni klubisse Studio 54, ma ei tea, mis teisi jutte te kuulsite, aga see oli tal esimene kord. Ja ta ütles, et võtab sõbrad kaasa. Halston korraldas Bianca Jaggeri sünnipäevapeo. Bianca ronis klubis hobuse selga ja see pilt levis üle maailma. Ja see tegi klubist Studio 54 koha, kus käisid kõik. Olete Studio 54 sagekülaline, mis teile seal meeldib? Ruman ütles, et seal on demokraatia, inimesi erinevatest ühiskonnakihtidest. Oleme New Yorgi diskoklubi Studio 54 ees. Sisse tahavad pääseda kõik, aga need inimesed on veel väljas. Lisa Minnelli ja teised kuulsused pääsevad uksehoidjatest kergelt mööda. Studio 54 toimub diskrimineerimine. Wall Streeti maaklerifirma president jäi ukse taha ja kaebas klubi kohtusse. Ma esitan Donna Summeri laulu. Nad elasid välja oma fantaasiaid. Hollywoodil oli suur mõju geidele nagu Andy ja Halston. Ma kasvasin Kesk-Läänes ja käisime alati laupäeval ja pühapäeval kinos. Kes võiksid istuda peolauas teie kõrval? Halston ja Elizabeth Taylor. Miks? Nad on mõlemad imelised. Nad pääsesid seltskonda, aga see oli uutmoodi seltskond. Ühtäkki kuulusid homod seltskonda ja juute tuli ka aina juurde. Barjäärid langesid.
Tal oli oma saatjaskond, kuhu kuulus ka Victor. Victor Hugo oli keevaline ja vaimustav seksuaalfantaasia. Nad olid teineteise vastandid. Arvan, et neil oli koos tore. Olime väga lähedased. Elasime koos 15 aastat nagu perekond. Ta oli võlur ja see oli unistuste elu. Victor kujundas vaateaknaid. Tema tehtud oli vaateaken rasedaga ja pätihööstiga. Päris sõge. Aga ta oligi äärmuslik isiksus. Miks Halston Victoriga leppis? Sest ta oli temasse armunud. Millal nende suhe lagunes? Kohe esimesel päeval. Armastus oli vaba, kõik oli vaba, uimastid ja kõik muu. Kõik ähmastus. Millal kõik allamäge läks? Mainisite, et Studio 54 avati tol aastal. Ei, unustage see, Laura. Kõik läks allamäge, kui kolisime sinna neetud Olympic Towerisse. Firma õitses ja ma läksin uusi ruume otsima. Leidsin ruumid Olympic Toweris ja see oli otsingute lõpp, sest Halston ütles, selle me võtame. Arhitekt tuli oma plaanidega ja Halstonile need ei meeldinud. Ta tahtis silmatorkavaid ruume ja tegi projekti oma maitse järgi. Kõikjal olid peeglid. Seintel olid peeglid, kõik asjad peegeldusid. Halston tegi ateljeeks ruumi, kus oli palju aknaid. Kuna nad õmblesid päevad läbi, ei tundnud nad end nagu vangis. See oli muljet avaldav. Kui töötajad nägid neid ruume, hakkasid naised nutma. See oli parim ateljee maailmas. Isegi liiga hea töötamiseks. Ei tol ajal, ega ilmselt ka praegu pole ühtki nii uhket moemaja. See ruum oli väga tema moodi. Ta tundis, et kuulub sinna. Moedemonstratsioonid olid imelised. Tundus, nagu kõnniksid pilvel. Olympic Toweris istus esireas kogu New Yorgi koorekiht. Diana Vreeland, Ray Radziwill, Lisa Minnelli. Ta oli esimene, kes tõi filmistaarid kohale. See on New Yorgi eliit, kelle kutsus siia minu kõrval seisev Halston. Minu jaoks oli ta alati kuulus. Ma lõin New Yorgis läbi. Aga siis sai ta hiigla kuulsaks. Ta ümbritses end avalikel esinemistel niinimetatud Halstonettidega. Lihtsalt vaimustav turundus. Mõnikord oli meid umbes 20. Mõned moetööstusest halvustasid teda, kelleks ta ennast peab. Aga kumb pilt avaldatakse? Kas üksik moelooja või Halston Halstonettidega? Vaatame kõikide naiste näod üle. John Fairchild annab välja ajakirja Women's Wear. Talle jääb alati viimane sõna, kuidas eilne pidu ajakirjas välja näeb. Halston, kas nad laual võiks seista?
lasin need just üle lakkida. Nad seisavad seal paljajalu. Kuidas soovid? Ta oskas end reklaamida. Aga probleem oli selles, et ta hakkas seda kõike ise uskuma. Temaga intervjuu saamiseks tuli minna nagu paavsti juurde, sest ta aknast paistis rist. Olympic Toweris öeldi talle haa ja tema vastas, ma olen keiser. Ja ta uskus seda. Halston, kas raskem on tippu jõuda või tipus püsida? Halston ütles, me läheme Hiinasse. Hiina tahtis näidata, et avab end maailmale. Nad kutsusid reklaamimeistri siidilinnadesse külla. Teede ja teised, tulge siia. Selgitan teile, mida me teeme. Hiina reisi organiseerides oli näha, kuidas ta aju töötab. Igale tüdrukule oli loodud oma kollektsioon, mis sisaldas kõike. Pidime kohvrisse pakkima vaid aluspesug ja meigitarbed. Külastame mingi dünastia hauakambreid, keelatud linna ja muidugi Hiina müüri. Kõik üritused, õhtusöögid olid planeeritud. See oli uskumatu. Kui on külm ilm, kannab ta salli. See on Hiina siid. Ta küsis minult, kas sa näed oma töötunes. Olin kõikidest Studio 54 pidudest väsinud ja vastasin eitavalt. Tema ütles, Naeem, sinust saab hea disainer, kui hakkad töötunes nägema. Siis tead, et mõtled oma tööle. Naeem, näita Andile oma töid. Lase tuled peale, las need sädelevad. Ta ise tegi tööd päeval ja öösel. See on ainult üks osa. Meil on veel 15 inimest. Meid oli umbes 30 inimest ja mina koordineerisin seda. Meil oli umbes 100 Hartmanni kohvrit. Me sõitsime Hiinasse. Hiinasse ei kutsutud kedagi. Hoiatasin üks Hiina ametnikku, et meil on palju kohvreid. Kas saate hakkama? Ta ütles jah ja tuli ostukäruga. Neil oli 100 kohvri jaoks üks ostukäru. Algab Halstoni moe maailmaturnee. Arvan, et ajad on muutunud. Mis mõttes? Nüüd on Ameerika ajastu. Ta oli nagu Ameerika moe suursaadik. Temast sai maailmamees. Mr. Halston, teie külaskäik aitab luua sõbralikke suhteid Hiina ja läksime tegelikult Hiinasse, et külastada siidivabrikuid. Need, kes kangad valmistasid, nägid nüüd, mida nendest teha saab. Nad olid hämmastunud. See oli imeline. Mind hämmastas, kui hämmastunud nad on. See võib olla veidi kitsas, aga mulle on suur kompliment, et ta selle selga pani. Halston ütles, et nad tahavad siin tootmist moderniseerida. Kas mustreid muuta on keeruline? Halstonile oli see reisi tipphetk. Ta arvas, et suudab hiinlastele midagi vastu anda. See oli avalike suhete üritus ja ta sai palju reklaami. Ta oli kõikjal. Fotod on imelised. Neile, kes ei tea loo tagamaid, paistis see nagu imeline reis. Halston ja tema trupp siin ja seal, kõik nägid nii kenad välja. Pooled neist olid tegelikult õnnetud, aga välja nägid õnnelikud. Veel üks kord. Lehvitage hüvasti jätuks. Olen nii väsinud ja me alles alustame. Meiega koos oli võttegrupp. Üks hetk, mine tagasi.
Halston lavastas kõik meie päevad. Ära jää kaamerale ette. Kaamerad on siin, minge teisele poole. Ta tahtis kõike kontrollida ja ta läks liiale. Seiske kõik sinna poodiumile. Mitte kahekesi paaris. See pole moe demonstratsioon, see paistab tobe välja. Tulge uuesti välja. Palun, tehke see ära. Ta oli perfektsionist ega teinud allahinglust. See oli emotsionaalne ummikseis. Miski pole reas. Konni. Kas te ei suuda niimoodi rivistuda, nagu mina mõtlesin? Vaadake mu jooniseid. Miks ma muidu kõik ette joonistasin? Loodan, et keegi ei pea lahkuma, sest see tuleb valmis saada. Ta oli veidi kiuslik. Talle tuli vastu hakata, muidu olid kadunud. Ainult väga vähesed julgesid seda. Ta vihastas. Ja kuigi ta väärkohtles meid kõiki, võtsin seda isiklikult. Ma ei harjunud sellega, et keegi mu peale karjus. Suhted muutusid teistsuguseks ja firma muutus ka. Fei kaitses teda, aga Halston valas oma viha tema peale välja. Karjus nii, et kopsutükid lendasid. Tulge, TD ja teised. Ärge käige nagu rong käigus. Aga ta aura ja osalemine kõiges hoidis sind konksu otsas. Lõpuks sundis ta meid kõiki kontoris musta kandma. Ta tahtis, et oleksime ta rõivastele taustapildiks. Tema jaoks oli kõik reklaam. Olime talle nagu lavakujundus. Me otsime kunsti illusiooni. Äkki saaksite seda rõhutada? Meie ja Halstoni viga oli, et võtsime oma nime liiga tõsiselt. Näiteks ma olin väga hea ehtekunstnik. Pühendasin sellele kogu oma aja. Aga ma tahtsin olla ka lihtsalt inimene ja see oli raske. Mis neil vahet on? Neil on suur vahe. Elsa oli tõsiselt Halstonisse armunud ja neil olid suured probleemid. Halston kritiseeris ta töid ja ütles, et ta ei tööta piisavalt. Me kaklesime, sest ta ei saanud mu olukorrast aru. Sest ma olen lihtne ja lohakavõitu. Minu jaoks pole oluline, et pliiats oleks laual sirgelt. Võimatu. Kõik peavad ajama ikka oma rida ja ma kaotasin oma identiteedi. Elsa kaotas ka identiteedi ja me mõlemad lahkusime. Ta jäi väga üksikuks. See peegeldus on väga ilus. Kas sa Elisabethiga kaant nägid? Kas pole võrratu? Ta näeb lihtsalt imeline välja. Temast on sees ka ilus pilt. Harper's Bazaari kaas on imeline. Tõsi on see, et äri hakkas maha käima. Uued tegijad tulid pildile. Ja Calvini teksad tõestavad, et tugevamad jäävad ellu. Te olete vist Calvin Klein. Perry Ellis on uus moelooja. Aga Halston ei tahtnud kunagi maha jääda. Teatan rõõmuga, et Halston Enterprises ja J.C. Penney sõlmisid täna $1 jaemüügilepingu. See oli 5-aastane litsentsileping. Suurim disaineриleping ajaloos. Nii suur raha ei jätnud ükskõikseks ka Norton Simonit. Ma anusin, et ta ei sõlmiks Penniga lepingut. See hävitaks meid.
aga tema vastas, ei. Ma tahan kõiki ameeriklasi riidesse panna. Mulle tundus tore, et ta lõi moodi neile, kel polnud raha osta tema. Veider, aga noorena ostsin ma alati Pennist. Ema viis mind alati sinna ostma rõivaid, mida kanda koolis. Olen pärit Iowast ja mu praktilise mõtlemisega ema ostis seal. Ühe pastaka tõmbega vahetas Halston stiili massi vastu. Moemaailma reaktsioon on šokist vihani. J.C. Penney. Jah, J.C. Penney, üleriigiline keskklassi jaemüüja sai enda ridadesse suure disaineri. Kas arvate, et siin on Halstoni rõivaid? Ei, Pennis küll Halstonit pole. Oleme väga õnnelikud. Meie arvates on see hea saak. Penney taotleb kvaliteeti, aga oma nime nad peenemaks ei muuda. Tahan, et ameeriklased riietuks hästi ja nüüd on mul võimalus neid aidata. See on esimene leping kaubamajade keti ja kuulsa disaineri vahel, kelle rõivad peaksid müüki tulema 1983. aasta sügisel. Selle nimi on Halston 3. Miks? See on mu karjääri kolmas etapp. Esimene oli töö kübarategijana, teine oli staaride riietamine. Ja nüüd riietan laiemat üldsust ehk tervet Ameerikat. Ta lubas disainida ja tegi seda. Ja kõik tahtsid sellest oma osa. Sallitegija tahtis Halstoni salli ja kingatootja Halstoni kingi. J.C. Penney on hiiglaslik ettevõte, kus pole üht järelevaatajat. Me räägime täiesti erinevast kultuurist. Kui sellega tegelema hakkasin, sain aru, et nad vajavad abi. Minu visanditest ei saadud aru, kangastest polnud kuuldudki. Nad lubasid kõik ise välja uurida ja mina tegelgu loominguga. No ei, mitte mingil juhul. Püüan seda meeleheitlikult toimima saada. Ta peab aru saama, et me töötame 8 kuud ette. Aga ta on põhjalik ja töötas oma brändi mitu kuud välja. Palusime Penney juhtidel iseloomustada Halston 3. kollektsiooni ühe sõnaga. Kasum. Kogused. Just seda Ameerika tahab. 1983. aasta Halston 3. kollektsioon. See oli eksperiment, mis võis, aga võis ka mitte õnnestuda. Oli see vast etendus. 500 moehuvilist istus saalis, mille laest rippus alla 20-meetrine vaal. Rahvas ei teadnud, kas hüüda Bravo hüüumärk või hoidke alt purska. See on mu karjääri kõige raskem ja tänuväärsem moeülesanne. Meil oli 26 modelli, rõivad olid imelised ja publikule sobivad. Kõik nägid suurepärased välja, arvustused olid väga head. See oli väga edukas moeetendus. Kiidan teda võimsa etenduse eest, ta oli kõige selle taga. Tänan juhatust, et nad kaasa tulid. Taolisi esitlusi tuleb kindlasti veel. See on esimene paljude seas. Olen väga uhke. Muuseumi fassaadil rippus suur riidest plagu. Bergdorf Goodmani president Ira Neymark ja ta naine Jackie tulid õhtusöögilt ning nägid Halstoni nimega plagu. Ta kutsus oma kaubatundja kohe enda juurde koju ja tema helistas mulle koju. Ja ütles, et Neymark käskis kõik Halstoni tooted välja visata. Ta ei taha Halstoniga enam mingit tegemist teha. Kas teil tekkisid Bergdorfis probleemid? Ei, üldse mitte. Ma soovin Bergdorfile kõike head. Alustasin seal ja tegin nad kuulsaks. Aga kogu Ameerika mastaabis on Bergdorf üsna väike tegija. Ta oli väga endast väljas. Ta ei mõistnud seda. Ja šokis, et see juhtus nii kiiresti. Kas Bergdorf Goodman loobus teist, kuna läksite Penney kaubamaja? Nad tundsid end ohustatuna, aga usun, et leiame lahenduse. Kas Bergdorf on teile väga tähtis? Mina tegin Bergdorfi kuulsaks.
Ta astus üle piiri, aga inimestele meeldib piire seada. Rikkurite meelest õõnestab see teie elegantset sikki. Mu äril läheb väga hästi. Kui see kellelegi ei meeldi, olgu pealegi. Ma andsin endast parima. Mulle helistasid poejuhatajad ja kaubatundjad, et tellimusi vähendada. Sellele järgnes puhas põrgu. Ta mõistis, et oli astunud vale sammu. Ajakirjandus oli õel ega toetanud teda. See tundus imelik. Talle tehti kambakas. Inimene eksib ja kõik hakkavad teda kiusama. Meie eesmärk oli tugevdada Penny positsiooni moekate toodete pakkujana. Tore, see oli diplomaatiline vastus. Arvan, et saite kõik vajaliku. Lõigake ülearune välja. See Penny probleem kasvas nii suureks, et me eemaldusime teineteisest. Ta tahtis, et ma lahkuksin, aga ei tahtnud seda mulle öelda. Ta tahtis muuta olukorra nii ebameeldivaks, et lahkun ise. Ma survestasin teda kõvasti. Surusin talle liiga palju litsentse peale. Asjad väljusid kontrolli alt ja mul ei olnud enam hea olla. Läksin arsti juurde ja ta ütles, et mul oli tekkimas mauhaavand. See oli stressist. Jõudsin punkti, kus ma ei saanud enam hakkama ja pidin lahkuma. Ma ei tahtnud lahkuda. Armastasin Halstonit, aga pidin minema saama. Nägin ta pettumust. Ta küsis, kuidas sai see minuga juhtuda. Ütlesin, et äkki oleks tal õigem kõik jätta ja minuga koos siit lahkuda. Läheme jahiga puhkama. Ja ta vastas, ma ei saa tulla. Öeldakse, et halvad asjad tulevad ikka hulgakesi. Päris hulluks läks asi siis, kui sõber David Mahoney ta reetis. Päev enne J.C. Penny moes tegi David Norton Simonile ostupakkumuse. Tal oli plaan see börsilt välja osta ja palju raha kokku ajada. Firmade üleostmise hullus Ameerikas. Suurkorporatsiooni tõgivad üksteist enneolematu kiirusega. Aga siis ilmus ootamatult Esmark. Nad tegid Davidist parema pakkumise ja võitsid lahingu. Ma ei tea, mida Halston tundis, sest kui Norton Simon ta maha müüs, polnud ka David Mahonit. Ei saa eeldada, et teised oleks sinu heaolust kogu aeg huvitatud. See pole õiglane ega loogiline. Tuleb arvestada oma vaistu ja jõudu. Tahate öelda, et fundiseadused loevad? Mitte just täpselt, kuigi see on tõsi. Äri ja raha pole muud kui saast. Esmark ei osalenud moetööstustes. Kui, siis ainult. Halstoni ülemuseks sai Joel Smilov, Fortune magasiini sõnul Karm Boss. See oli tilluke firma nagu kärbsemust. Ja oletame, et sulle kuulub pesapalli absoluutne tippklubi New York Yankees ja ka pesapalli noorteliiga klubi kuskil Bethlehemis, Pennsylvanias. Kui palju aega sa Pennsylvania klubi peale kulutad? ...1983. aastal kutsus Monu mind endaga koos õhtusöögile.
Olin hiljuti ülikooli lõpetanud ja veel väga roheline. Kutse tema juurde tööle tulla tuli mulle väga ootamatult. Tegin mõttes salto ja ütlesin, ja, millal ma alustan? Arvan, et ta tahtis kaasata pereliikme, keda sai täielikult usaldada. Esmark oli nimetanud uue tegevjuhi. Kas ma pean ta nime ütlema? Te ei taha ta nime öelda? Ei. Esmarki tegevjuht esimene tööpäev Halstonis oli huvitav. Ma polnud midagi taolist enne näinud. Olin pärit Brooklynist ja sattusin Halstoni lossi Olympic Towerisse. Vaata, ema, ma olen televiisoris. Sisekujundus oli veidi käilik, kõikjal oli glamuuri. Halstonis oli Hollywoodlikkust, aga ma arvan, et me saime läbi. Carly poleks kunagi Halstoniga koos ette kujutanud, ei füüsilises ega vaimses mõttes. Aga üllataval kombel hakkas Carl Halstonile meeldima. Ta ütles, meil pole olnud kunagi õiget juhatust ja see ongi meie probleem. Ja ta suudles mind otsa ette. See oli imeline. Ja ütles, nüüd oled sa kuningas. Ja ta tegi mulle oma kätega krooni. Halston uskus, et Carl Epstein suudab vahendada suurt äri. Mäletan, et mõtlesin isekeskis, et ruumis on 2 meest, aga Halstoni firmal on vaid üks kuningas. Ma olen kuningas. Voilà. Arvasin, et see on väga tore. Mulle tehti temaga sarnased riided. Mu naine ja lapsed said uhked riided. Kord tutvustas ta mind Lisa Minnellile. Ja mina mõtlesin, põrgusse see äri. Vahva, nii peabki elama. Koosolekul selgus, et nende eelarve oli katastroof. Carl ei teinud oma tööd. Olen ülemisel tekil ja mind ei huvita, mis mootoriruumis toimub. Tean vaid, et mootor ei tööta. Tee sellest töötav bränd ja lõpeta see töötan, millal tahan, sest olen kunstnik suhtumine. Vaatasin kõiki kulutusi ja pidin pikali kukkuma. Lilled. Carl kutsus mu enda juurde, et rääkida lillede eelarvest. Ütlesin, et tean kulutusi lilledele, sest ma ise kirjutan need arved. Kulutused meelelahutusele olid hiigelsuured ja söögile. Näiteks, nad valmistasid talle eine, kui ta ise oli Montaukis, viisid selle eralennukiga kohale ja lennuväljalt Halstoni majja. Kas see oli firmakulu? See söök maksis $2000. Need olid 80-ndad. Pariisis austati eile Martha Grahami. Mesinädalad lõppesid, kui ta läks Martha Grahamiga Pariisi. Ta tahtis oma töötajad kaasa võtta. Lõime need kulud kokku ja pelgalt ateljee maksis $125,000. Ütlesin Halstonile, et seda ei saa teha. Halston sai nii vihaseks, kuidas sa julged mulle ära öelda. Ta oli nägud sekil ja haid. Järsku ilmus haid välja. Sellest hetkest peale olin ma vaenlane. Igal hommikul pani Carl ta lauale sildi, mis täna juhtub või mis ära viiakse. Ja see talle ei meeldinud.
Me peame tegema seda ja toda. Kas sa tõesti julged Halstonit käsutada? See oli suur sõda ja see läks üha hullemaks. Halston hakkas aina hiljem tööle tulema, et ei peaks neid inimesi nägema. Ettevaatust, siin on veidi hämar. Ajalugu on täis sõdu, aga tuleb teada strateegia ja taktika erinevust. Strateegiat on vaja sõja võitmiseks. Taktikaga võidetakse lahinguid. Ainus lahing, mida ei tohi kaotada, on viimane lahing. Pidi tulema noor disainer, kes aitaks J.C. Penny tohutut töömahtu jagada. Veebruaris helises telefon ja bassihääl ütles John Reeds. Siin Halston. Ta küsis, kas saaksin temaga kohtuma tulla. Muidugi ma läksin. Selgus, et tööintervjuud polnudki. Ta küsis, millal ma alustada saan. Tähtis oli, et mul oleks pea ja käed ja et teaksin, kes Charles James on. John Reeds oli kostüümikunstnik. Ta ei teinud kõrgmoodi. Me oskasime oma tööd, olime seda kaua ja hästi teinud. Ja nüüd ütles tema meile, mida teha. Kuu aja pärast ütlesin Karlile, et lahkun, sest olukord on võimatu. Olime tööl kella 8:09. Me ei teadnud kunagi, millal tööpäev lõpeb. Ma ei saanud vastutada ateljee maksumuse eest. Ja Karl ütles mulle, ära mine. Asjad muutuvad. Telliti Werneri raport. See oli väga salajane. Mina nägin seda alles 7-8 kuud pärast tööle asumist. Taipasin seda lugedes, et kõik oli taktikaline. Seal oli kirjas, kuidas lahendada personalikoolituse probleemid, kuidas hajutada hirmu Halstoni ees, kuidas hakkama saada Halstoni vihahoogude ja sõnavalingutega. Mahoni suhtumine oli, et Halstonit ei püüta kontrollida. Minu strateegia oli naasta algusesse. Mõnikord on kõige õigem öelda ei. Ta jõudis tööle kell 16 ja tahtis, et ateljee personal tuleks ka samal ajal. Ütlesin, et seda ei juhtu. Nad lahkuvad kell 17 ja jutu lõpp. Lõppraportis on ta nagu mina ja kõik teised. Tavaline töötaja. Arvan, et ta võeti tööle, et Halston välja süüa. Neil oli bränd ja Halston oli diiva, keda nad enam ei vajanud. Kui me esimest korda kohtusime, oli ta üsna ärritunud. Ta oli nii vihane, et ei suutnud lauseid lõpetada ega mõtteid koguda. Järsku oli ta täiesti nägu peata. Nagu ta ise ütles, tulnukad planeedilt Tampoon maandusid planeedil Halston. Nägin teda aeg-ajalt väga väsinuna. Üks kord tulin tööle ja tal oli vist olnud paanikahoog. Ta oli väga ärritunud. Küsisin, kas saan teda millegagi aidata ja ta vastas, istu lihtsalt mu juures. Ja me istusime seal umbes pool tundi. See oli midagi uut. Halston ei küsinud kunagi mu arvamust oma kollektsiooni kohta. Seekord ta küsis mu arvamust ja mul oli tunne, nagu oleks mulle makku löödud. Kui saaksite elada teisel ajastul või teises linnas, siis millises? Ei, mulle meeldib praegu. Homme on parem ja järgmisel nädalal veel parem. Ei, olen vana kooli optimist. Mulle meeldib praegune aeg. Tema probleem oli tuimastid. Ta oli läinud liiga kaugele.
Ma ei disaini smokinguid. Ta kaotas enda üle kontrolli. Kontrolli kaotamine oli pöördvõrdeline Esmarki kontrolli haaramisega. Ma ei tea, kumb oli kana ja kumb muna. Tol kevadel läks Lisa Betty Fordi kliinikusse ja Halston ütles, tore, et on selliseid asutusi neile, kes neid vajavad. Meie peame ikka elatist teenima. Raske on rääkida oma südamesõbrast, eriti kui tahetakse urgitsema hakata. See ei meeldi mulle. Ei meeldinud, kui urgitseti mu ema, isa ja minu minevikus ja mina ei räägi ka Halstoni kohta. Ma keeldun. Juunis pidi ta J.C. Pennile tegema suvekollektsiooni ja see oli väga hilja. Halston keeldus. Ta ei tahtnud enam J.C. Pennile teha. Ma ei tea, miks. Pärast seda pöördus kõik pea peale. Ta vist arvas, et kui ta streigib ega tee kollektsiooni, on tema käes võim. Pennist helistati ja küsiti, kus on tooted. Nad pole neid veel näinud. Ei tea, kas ta tegi seda kättemaksuks Karlile või oli ta lihtsalt narkouimas. Nad olid väga närvis, sest Halston ei toonud neile visandeid. Ühel päeval visandasin neile pintsaku, sest neil oli vaja ja Halstonit polnud. Halston polnud rahul, et joonistasin neile pintsaku. Aga Penny oli väga rahul. Nad nägid, et võivad minu poole pöörduda ja toote saada. Ja see oli minu isikliku töösuhte algus Penniga. Son Ritzi kaasamine alal, mis pole tema vastutada, on kohatu. Halston. Son Ritzile Karl Epsteinilt. Tubli, jätka samas vaimus. Kas saaksin teie tähelepanu? Karl korraldas koosoleku kõigile Halston Enterprisesi töötajatele. Ta ütles, et see ei ole enam sooloetendus. Son David Ritz sai ametikõrgendust ja vastutas nüüd rõivadisaini eest. Karli eesmärk oli Halston isoleerida. Ta muutus kaameks. See on minu bränd. Kuidas sa julged? See oli tema firma, tema töötajad. Kõik, mille nimel ta võidelnud oli. Ja stsenaarium võttis väga ebameeldiva pöörde. Jagame ära, see pool on Halston ja see Halston 3 koos Son Ritziga. Ma keeldusin. Otsige keegi teine seda tegema. Ma tundsin Halstonit üsna hästi. Olukord oli väga ärev ja kohtusin esimest korda Royga. Bregman, kuidas saan aidata? Ma alustasin, no nii, Roy. Ta ütles, et vahetab töökohta, seepärast kutsusingi teda Royks. Ütlesin, loe lepingut. Sina pole oma nime omanik. Meie oleme. Olukord oli plahvatusohtlik. Nad palusid mul temaga rääkida. Istusime ta kabinetis 1:30 öösel. Ta ütles, me suudame selle ära teha. Ma küsisin, mille? Ta ütles, eraldume korporatsioonist. Küsisin, kust me selleks raha võtame. Kas sa tead, kui palju sa kulutad? Vaata enda ümber. Sul on kõik kõige suurem ja parem. Sellist raha ei leia enam kusagilt. Nad palusid, et ma ei osaleks kohtumisel. Istusin kabinetis ja tahtsin teed juua. Hakkasin kööki minema. Läksin ukse juurde, panin võtme lukuauku, mu võti ei keeranud. Ma ei saanud aru, miks võti ei keera. Jooksin esiukse juurde.
ja seal vahetas lukus sepp lukke. Küsisin, kes teid palkas. Mr. Halston. Ma tormasin koosolekule. Ja ma kaotasin enesevalitsuse. Isegi ta advokaat oli šokeeritud. Ei, Halston ei vahetanud lukke. Tema jäeti ukse taha. Karl tunnistas, et vahetas lukud ära. Töö on tehtud, Mr. Epstein. Te tunnistasite selle kord juba üles. Ajakirjas Women's Wear Daily mitu kuud hiljem artiklis Olympic Towerist. Ma ütlesin, mulle aitab. Lukkude vahetamine on lubamatu. Üks meist peab lahkuma. Kui Epstein andis neile loa, ütlesid nad, nüüd aitab, sinuga on lõpp. Ja Halston vallandati. See oli veider, sürreaalne. Võimuvahetus toimus ruttu. Olin tema pärast väga õnnetu. Ta oli nagu kodumaata mees. Kõige tähtsamat, ehk Halstoni nime võis kasutada tema nõusolekuta. Halston Enterprises ja mine sõlmivad sümboolselt Mehhiko litsentsilepingu. Kompanii tervendamine sõltub tervise definitsioonist. Inimesi valdas rahu, nad said töötada, keegi ei karjunud nende peale. Meil polnud suurt midagi teha, polnud kuulsusi, filmistaare. J.C. Penny ja kõik. Varsti polnud sedagi, sest õmmeldi juba Hiinas. Saatsime sinna lõiked ja nemad õmblesid tooted valmis. Karl ütles, et müüb ära kõik näidised. See on tema pärand, mis peaks olema muuseumis, aga nad otsustasid müüa need tähtsad rõivaisemed $25.50 tükk. Need asjad tolmusid seal kasutult aasta järel. Mõned asjad läksid ühte kohta, teised mujale, aga suurem osa on kadunud. Hävitatud. See oli julm. Selles polnud midagi isiklikku. Kui minna isiklikuks, siis mind ei huvitanud Halstoni reaktsioon karvavõrdki. Miks te neid muuseumile ei andnud? Seal oli kapi täis videokassette salvestistega tema etendustest. Ütlesin Karlile, et tahan neid linte. Tema vastas, et Halstonil on koopiad. Tere, mina olen Halston. Karl ütles, et kustutab need ja müüb tühjad lindid järgmisele rentnikule. Arvatakse, et edu tuli üleöö, aga olen 20 aastat vaeva näinud. Palju õnne mulle! Mul pole Iowas kodu. Tahtsin seda fotot näidata. Need on minu vanavanemad Hallie Mae ja James Edward. Nad olid töölised. Mu vanaema käis koolis 9. klassi. Neil oli 4 last, esimene oli minu isa.
Roy Halston Frovick sündis 1932. aastal. Ajad olid rasked, nad kasvasid suure majanduskriisi ajal. Halston ja minu isa polnud oma isaga lähedased. Nad armastasid teda, aga isa oli äkilise iseloomuga. Mu vanaema võttis ta oma kaitse alla. Ta oli väga leebe naine ning Halston tundis end tema lähedalt turvaliselt. Ta suri Penniga lepingu sõlmimise ajal, aga Halston ei rääkinud neile midagi. Ütles vaid, et peab ära käima. Ta kannatas vaikides. Halston ei võõrandunud oma perest, nad olid lihtsalt väga konservatiivsed. Ta arvas, et nad ei mõistaks tema elustiili ja elu koos Victoriga, keda ta püüdis pidevalt oma elust välja saada ja lõpuks saigi. Soovitasin tal õdede vendadega uuesti suhtlema hakata, ütlesin, et keegi ei mõista teda hukka ja et pere toetab teda. Ma aitasin tal korraldada esimest suguvõsa kokkutulekut Montaukis. Ta lasi end lõdvaks ja oli seesama vend, kes 40 aastat tagasi. Aga oma olemuse vastu ei saa ja ta tahtis iga hetke planeerida. Ühel üritusel olid kõigil valged dressid ja safaril kandsid kõik sõjaväeriideid. Arvan, et ta tahtis aja maha võtta, olla tavaline inimene. Väliselt oli ta Halston, aga sisimas oli Roy. Ühel päeval me lihtsalt vestlesime. Ja mingil hetkel ütles ta, et tahab mulle midagi rääkida. Ja ta ütles, et on HIV positiivne. Ma jäin vait ja läksin endast välja. Tema ütles, et see pole surmaotsus. Püüdsin end vaos hoida, sest talle ei meeldinud nutt ja kiitsin takka, et muidugi pole surmaotsus. Aga ärge unustage, et tol ajal haigestusid paljud. Moetööstust laastab AIDS. Kui Perriellis 1986. aastal suri, eitas tema firma surmapõhjusena AIDSi. Pole rohtu, pole ravi, pole vaktsiini. Seda ei saa tõkestada ega ravida. Ta suhtus sellesse, nagu pidigi suhtuma. Alguses eitas, siis hakkas võitlema ja ütles, et ta ei sure sellesse. Ja lõpuks leppis, et siiski sureb. Ta otsustas maja maha müüa. Ta otsustas, et elab oma viimased eluhetked pererüppes Californias. Ta lahkus. Ta puges peitu ega näidanud end kellelegi. Me saatsime talle kirju. Ma ei teadnud tema haigusest. Soovin, et oleksin talle helistanud. Need olid minu tuttavad ja sõbrad, kes ei tule enam iial tagasi. Ma pole neid unustanud ega kahetse neid aegu, aga ma olen üksi. Ja sina oled voyeurist. Uurisin tema kohta ja kuulsin lugusid, kuidas ta sõidab California rannikul Rolls-Royce'i kabrioletiga, naudib elu, päikeseprillid ees ja käsi autost väljas, meretuulest mõnu tundes. Näen teda sellisena.
Ta ütles, et me elame võlumetsas. Need metsad olid meie kodust üle tee. Olime vaesed, oli majanduskriis. Aga kõik oli nii lihtne, mugav ja helge. Ta suri Oscarite galaõhtul. Ja ta nimi oli televiisori ekraanil. Matusetseremoonia oli ilus, kõlas fanfaarid lihtinimesele. Halston oli lihtinimene. Ta tuli kolkast. Lõpus ütles ta, et tahab vaid haihtuda, aga temasugune ei saanud haihtuda. Suri suur Ameerika moelooja. Ta nimi oli Halston. Ta oli Californias surres kõigest 57-aastane. Ta suri eile AIDSi. Surma põhjus AIDSist tingitud vähk. Loodame siiralt, et see surm aitab teavitada avalikkust sellest kohutavast probleemist ja võtta kasutusele meetmed. 5 kuud hiljem sulges Halston Enterprises oma Olympic Toweri peakorteri. Täna valitseb kiirmood ja kõrgel tänavate kohal tema armastatud Olympic Toweris valitseb erainvesteerimisfirma. Ameerikas koidab uus päev. On see enam-vähem samasugune? Kas see on vahva? Muidugi on vahva, aga pole ka. Kord oled tipus ja siis põhjas. Aga nagu mu ema ütles, see on hind, mida tuleb maksta. Tänan. Purgis. Takes you by surprise. It comes late, is all you need, and more beside. I'm for a life and time by numbers, blessed and fast and low. Adding up, account for luck, you never know. I'm into friendship. Tõlkinud Reet Rosberg. Luges Eesti Keele Instituudi kõnesüntesaator.
you see.